Ma lugesin juriidikast, et paar aastat tagasi Urmas Voolens kirjutas artikli, et sellise lause, et tippjuhid peavad, nad ei saa enam valida oma töötajaid, vaid peavad oma töötajaid veenma rohkem. Et ka see artikkel kirjutati nüüd paar aastat tagasi, et siin on mõned muutused toimunud üldises sellises majanduspoliitilises kliimas, aga kas see vastab endiselt tõele ja kuidas kohtusüsteem veenab inimesi enda juures töötama? Ega olukord ei ole selles mõttes paremaks läinud, et häid spetsialiste on vähe ja heade spetsialistide nimel on vaja tööd teha. Ja organisatsioonid panustavad nii selleks, et siis organisatsiooni sisekliima oleks hea, et inimesed saaksid areneda, et neil oleks võimalus saada paremaks spetsialistiks, teha midagi ära, teha karjääri, areneda nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Aga Riigikohtu puhul võib-olla on vaja esile tuua, aga mitte nii väga veenda, sellepärast et need argumendid, miks töötada Riigikohtus, on lihtsalt sedavõrd veenvad. Te rääkisite horisontaalne ja vertikaalne, äkki täpsustaksite, mis see täpselt tähendab? No põhimõtteliselt on võimalik Riigikohtus töötades saada Eesti parimaks spetsialistiks mingis õigusvaldkonnas. See piisab sellest, et töötada Riigikohtus, et tunda huvi nende teemade vastu, osaleda nende kohtuasjade läbi töötamisel, töötada vastava valdkonna kohtupraktika läbi, vastava õiguse sisu, hinnata, kas see on kohane ja siis, kui tulevad vastavad kohtuasjad sisse, siis valmistada ette ja aidata kaasa sellele, et Riigikohus annab siis juhiseid, suuniseid, autoriteetseid seisukohti selleks, et milline on kehtiv õiguse sisu selles valdkonnas ja kuidas peaksid kohtud selles valdkonnas inimeste õigusi kaitsma. Mis sorti isikuomadustega inimesi te otsite, et ehk olete te asutuse sees uurinud, mis sorti inimesed tunnevad, et nad on kohtusüsteemis leidnud oma koha päikse all või vastupidi, ehk olete märganud, millised isikuomadused teevad kohtusüsteemis töötamise keeruliseks? Eelkõige on vaja suurt ja sügavat huvi nende õigusteemade vastu. Ehk siis, kui inimene tunneb, et need küsimused panevad tal silma särama ja Riigikohtus töötades, siis huvi leida vastuseid nendes valdkondades, kus vastuseid ei ole. Ehk siis jurist advokaadibüroos või advokaat saab keskmiste vaidluste puhul leida lahenduse sealt, et ta võtab lahti kommentaari või juriidika või siis Riigikohtu praktika ja leiab sealt vastuse. Aga Riigikohus tegeleb eelkõige nende küsimustega, kus vastuseid meie õiguskorras ei ole ja need tuleb alles luua ja leida. Selline analüütiline, selline vastuseid otsiv lähenemine, et kui see sobib, siis sobib töö Riigikohtus hästi. Ja kui me räägime tööst maa- või ringkonnakohtus, siis eks muidugi õigusarud on erinevad, aga kui me võtame näiteks tsiviilkohtumenetluse näite, siis tegelikult saab rõõmu tunda nii sellest, et sa lahendad ära keerulised vaidlused, sa lood selguse segastes olukordades, sest inimene tuleb kohtusse, ta räägib lihtsalt oma südamelt ära selle, mis teda vaevab, mitte õiguslikult, eks ole, ja tema nägemus selles asjas võib olla väga selge ja kindel, aga see ei tarvitse haakuda kehtiva õigusega. Aga ometi, kui tal on liiga tehtud, kui tal on õigus kohtust abi saada, kui on selge, mida ta tahab, näiteks 10 000 kahjuhüvitist, siis kohus loob sellest selge, arusaadava sellise kohtuasja, mis saab rahuldamisele kuuluda. Nende asjaolude alusel, mida inimene kohtu ette toob. Ja siis, kui inimene lahkub sealt kohtust nii, et ta näeb, et tema muresse on sügavuti sisse mindud, teda on hoolivalt inimlikult ära kuulatud, ta on saanud õiguspärase lahendi, tal on öeldud, mida ta peab tegema selleks, et parim lahend tuleks, tal on antud võimalus seda teha. Ja kui inimene lahkub sellise tundega, et kui ta veel kunagi peaks kohtusse tulema, siis ta võib olla kindel, et ta õigused on kaitstud piisavalt lühikese aja jooksul, tõhusalt ja hästi ja et kohus ei tee õigusvastast lahendit, siis ausalt öeldes siin on väga palju asju, millest rõõmu tunda. Ja kui need asjad panevad silma särama, siis on kohtus töötamine kindlasti õige koht. Ehk siis võiks öelda, et inimene, kes Riigikohtus juriidilist tööd tegema tuleb, tema võiks mõelda ennast kui mitte kitsas mõttes õiguse rakendaja, vaid kui õiguse avastaja. Kas võib nii öelda? Õiguse avastaja, õiguse looja, õiguskorra kujundaja.
sellepärast et paljusid asju ei ole seadusandja teinud ja paljusid asju ei saagi seadusandja teha. Paljud asjad kehtiva õiguse raames ongi kohtusüsteemi, kohtute kujundada. Ehk siis on jah selline, et kui ütleme, teadlased avastavad, et milline on inimene, mis organid ja asjad inimese sees on, kuidas inimene toimib, siis hakkavad arstid ravima, siis tegelikult Riigikohtus piltlikult öeldes me loome seda, mida siis teised rakendavad. Ma vaatasin, et siin boksi on need esimese ja teise astme kohtud nagu ühte patta pandud, et kuidas erineb praktikandi jaoks praktika esimese ja teise astme kohtus versus Riigikohtus? Me olemegi üks kohtusüsteem. Kohtusüsteem on tervik ja meil on väga head kolleegid maa- ja ringkonnakohtutes ja me väga hindame nende tööd, aga mille poolest erineb praktika Riigikohtus praktikast maa- ja ringkonnakohtus, siis võib öelda, et nad kõik on erinevad. Et maakohtus saab näha seda töövoogu. Palju tuleb asju, mis menetlusetapis, mis toiminguid tehakse, mis hakkab saama siis, kui asi kohtusse läheb. Ja praktikant saab ka teada, et kas ta näiteks tuleks sellise töökoormusega toime või mida siis kohtunik igapäevaselt teeb, et sellega toime tulla. Et inimesed, kes teevad tegelikult väga suures mahus tööd, tegelikult teevad seda aastaid ja ei kuku selle surve all kokku, vaid nad on suutnud oma töö niimoodi ära korraldada, et nad teevad seda hästi struktureeritult ja professionaalselt. Ringkonnakohtusse praktikale minnes saab lahendada juba konkreetseid kohtuasju, sest ringkonnakohtusse tuleb valmis toimik ja reeglina saab ringkonnakohtus asuda juba kohe selle asja lahendamise juurde. Ehk siis, kui maakohtus võtab ühe asja lahendamine aega, keerulisem, sisulisem asja lahendamine, võib-olla nii kaua, et praktikant ei jõuagi ühte keerulisemat asja ära olla algusest lõpuni, siis ringkonnakohtus saab praktikant kindlasti olla mitmete apellatsiooni asjade algusest lõpuni lahendamise juures. Ja Riigikohtus praktikal olles on praktikandid ja Riigikohtu hilismad töötajad öelnud seda, et mitte keegi teine ei saa olla Riigikohtus kohtunike nõupidamistoas, kui kohtunikud arutavad asja, kui ainult riigikohtunikud, Riigikohtu nõunikud, kes seal tööl on, ja praktikandid. Et see on suurepärane võimalus olla nõupidamistoas, kuulda neid argumente, millest lähtuvalt Riigikohus siis langetab neid olulisi põhjapanevaid otsustusi ja olla selle juures, kuidas siis tõesti õiguskorda kujundatakse. Meedias on siin juttu olnud sellest, et kuidas ringkonnakohtu tasemel, eriti haldusõiguses on kohtuasjade lahendamine hakanud venima, et kas see on probleem, mida saaks lahendada rohkemat töökäed, ehk siis kas on teatud õigusvaldkonnad, kus kohtute vajadus noorte juristide järele on suurem või on see vajadus üleüldine? Häid juriste ja häid spetsialiste on ilmselgelt Eestis vaja, selle heade spetsialistide eest võistlevad nii prokuratuur, advokaadibürood ja loomulikult ka kohtud. Et oleks vale öelda, et Eestis ei oleks häid advokaate vaja, on kindlasti ka, aga meil on tõeline probleem, kui meil ei ole häid kohtunikke. Et hea advokaadi puudumise korral täidab selle lünga kohtunik, kes ütleb, mida teha. Nüüd probleem iseenesest on muidugi laiem, ühelt poolt saab seda lahendada kindlasti uute kohtunike ametisse nimetamisega, teiselt poolt ka õigusteadmiste taseme tõstmisega, ühtsete arusaamade kujundamisega, et mis kohtumenetlusest tuleb teha, võib-olla ka kohtuväliste kokkulepete sõlmimise võimalusega, et see lahendus ei ole ainult ühes kohas, aga selle nimel tuleb loomulikult igapäevaselt tööd teha, et meie professionaalsemaks ja paremaks muutuv õiguskord, et me sellega saaksime kaasas käia. Villu Kõve on siin maininud seda, et tööjõuprobleemi võiks lahendada tehisintellekt ja Villu Kõve on siin esinenud ka tehnoloogiakonverentsidel ja kas praegu on kohtusüsteemis juba kasutusel mingisuguse tehnoloogilise vahendeid, kuidas seda tööjõuprobleemi lahendada ja kas praktikant puutub ka millegi sellise tehnoloogilisemaga kokku? Praktikant saab kindlasti ülevaade kohtute infosüsteemist.
ehk siis, et see on see tänane abivahend, mille abil me saame ja peame saama ülevaate, et me ei unusta mitte midagi ära, et meil ei jää mitte midagi kahe silma vahele, millest selle asja lahendamine sõltub. See on meie põhiline abimees, see ei ole küll tehisintellekt, see on arvutiprogramm, kus on siis sees kõik olulised asjad, millest asja lahendamine sõltub. Ja see, mis seal on, kuidas see töötab, kuidas esitatakse dokumente kohtule, mis on need andmed, millest kohtunik lähtub asja lahendamisel, see on seal olemas. Näiteks ma ühest magistritööst Sisekaitseakadeemias lugesin, et politseinikud on öelnud, et üheks selliseks põhjuseks, miks mõned asjad venivad, on inimeste vähene võiks siis öelda tehnotaip, et võime saada aru väga elementaarsetest asjadest, näiteks Excelist, kuidas tabeleid teha, sellised asjad, et kuidas te hindate üldiselt sellist tehnilist oskusteavet kohtusüsteemis ja kas seal oleks ka arenguruumi? Juristid on reeglina konservatiivsed inimesed ja reeglina võetakse kohtusse tööle neid inimesi kohtunikeks ja kohtujuristideks ja kohtunõunikeks, kes armastavad õigust, armastavad õiguslikke probleeme. Aga samas me kindlasti peame käima ajaga kaasas. Me peame olema seal nendes tehnilistes vidinates või tehnikavahendites ja töötame nende kaudu, mida kasutavad tänapäeva inimesed. Me peame olema nii pensionäride jaoks, eks ole, kelle aktiivne eluaeg oli seal, kus saadeti kirju paberi peal, see peab olema võimalik ja neile arusaadav, aga see peab olema võimalik ka noortele inimestele, kes täna on 20-aastased ja kes ongi enamus asju teinud ära nutitelefonis. Et kohus peab ajaga kaasas käima ja põhimõtteliselt liikuma sinna suunda, et need elumured lahendatakse ära selliselt, nagu nad on, sellepärast et paljud elumured tekivad just nimelt nende vidinate raames. On need siis mingid solvavad kommentaarid, on need mingid pangatehingud, mobiilimaksed, interneti raames mingisugused tehingud või toimingud ja paljud probleemid, mida me peame lahendama, seonduvad ka nende samade vidinatega. Et siin ei ole pääsu. Et ma tean kohtunikke, kes on teinud selgeks endale krüptovaluuta probleemid, krüptovaluuta arestimise küsimused ja nii edasi. Kui selline küsimus tuleb kohtuniku töölauale, siis ei ole pääsu, kui see endale üksipulgi selgeks teha. Kas see üldine suund võiks ollagi see, et lisaks õigusteadmisele on inimesed sunnitud rohkem ka omandama teadmisi sellistest õigusvälistest valdkondadest, rääkisid tehnoloogiast, siis siin on rahapesu küsimused, igasugused küsimused, kus on sellist erialalist teavet vaja. Kas see on nüüd paratamatus, kuna need asjad on läinud niivõrd keeruliseks? See on elu ise, selles mõttes, et me lahendamegi neid päris elu probleeme, mis päris elus on ja päris elu probleemid käivad ühelt poolt nende tehniliste vidinate kaudu ja paljuski on seotud ka nende asjadega. Nii et me ei saa jääda kuskile õigusajaloolisesse kohta, et me jääme sinna kinni, vaid me oleme selleks, et lahendada päris inimeste päris elulisi küsimusi. 2 küsimust veel. Et tänaste õigusteaduste päevade teemaks on julgeolek ja õigusriik. Et õigusriigist räägitakse õigusteaduse kursusest päris palju, julgeolekust võrdlemisi vähe kui üldse, et inimene, keda huvitab julgeolek selle kitsamas tähenduses, et kas kohtusüsteemis on ka sellistele huvidele kohta, et kui ei ole inimesel otse huvi minna siin õiguskaitse või julgeolekuorganitesse tööle, et mida kohtus saab teha, mis on seotud julgeoleku valdkonnaga? Kõigepealt paljud kohtuasjad seonduvad ühel või teisel viisil julgeolekuga, kui me seda asja vaatame. Ega julgeoleku tagamine, kui see toimub kas või kellegi põhiõiguste riive kaudu või selle tõttu, siis tuleb seda arvestada, tuleb vaadata, mis on need võimalused selleks, et rakendada meetmeid julgeoleku tagamiseks. Ja siin saavad väga palju teha nii halduskohtunikud, kriminaalkohtunikud kui tegelikult ka tsiviilkohtunikud. See on niisugune avalik saladus, et põhjus, miks paljud advokaadid osalevad õppetöös lektoritena on see, et see on selline pehme jõud värbamises, et ma ei ole märganud, et kohtunikud seda teeksid, võib-olla see tundub natuke ebaeetiline, et kas kohtunikud peaksid rohkem tegelema ka klassiruumis või
siis õpperuumis sellise pehme müügitööga, et saada endale, juba panna inimestele silm varakult peale, et siis, kui nad lahkuvad sealt õigusteaduskonnast, et siis nad tuleksid tööle? Me väga ootame seda ja me väga hindame seda ja mul on hea meel, et väga mitmed kolleegid on sellest aru saanud ja ma olen väga tänulik neile. Nende tegevus väärib ainult tunnustamist. See ei ole mitte ainult see, et tulge kohtusse tööle kohtujuristiks või kohtunikuks. See on ka see, et tutvustada, et kallid lapsed, kallid õpilased, head üliõpilased, neil on olemas kohus, kes teid tõesti aitab päriselt ka. Et üks asi on see, et sa tead, et olemas kohus, aga teine on see, kui sa päriselt kuuled selle eriala spetsialisti käest, et mis siis saab ja sa jõuad selle jutu pinnalt järeldusele, et tõepoolest, kui sul on viimane häda käes, siis sa tõesti saad abi ja sa ei jää kuskile oma kohtu kätte. Mina olen õpetanud enam kui 20 aastat Tartu Ülikooli Tallinna osakonnas siis asjaõigust ja mina küsin alati oma üliõpilaste käest esimeses loengus, kes tahab saada kohtunikuks. Ja ma seletan neile alati, et kohtunikuamet on minu kindla veendumuse kohaselt parim amet juristide elukutsete püramiidi tipus. Sellepärast, et kohtunik on see, kes otsustab, mis on kehtiva õiguse sisu. Konkreetsel juhul, kui see paragrahv läheb päriselt töösse. Kui mingi konkreetse paragrahvi alusel on vaja lahendada ära inimeste mure, on vaja inimesi kaitsta. Ainult kohtud saavad öelda, mida see paragrahv selles olukorras, kus see töösse läheb, tähendab. Ja kohtunikel on võimalus inimesi kaitsta. Advokaadid saavad sellele kaasa aidata, saavad kõik argumendid esitada, saavad luua selgust selle jaoks. Aga kohtunik on see, kes seda teeb, kes seda juhib, kes selle menetluse püsti paneb, selle selguse loob ja lõpuks neid inimesi kaitseb. Et ma üritan üliõpilastele seda vaadet seletada, see on minu kindel veendumus, osad on sellega kaasa tulnud ja sellest aru saanud. Kas te tahaksite lõpetuseks kummutada ühe levinud väärarusaama töös kohtusüsteemis? Töö kohtusüsteemis on huvitav, väga palju rahuldust pakkuv ja ka esimese astme kohtuniku töö ei ole kindlasti igav. Seal on väga palju huvitavaid asju ja kui inimene lahendab ära need esimesed mured ja keerulised küsimused, mis seal on, siis ta saab minna teisele astmele, teisele tasemele ja hakata igapäevaselt nautima neid põnevaid olukordi ja seda inimest aitamist. Iga keeruline probleem, mille ta ükskord endale ära lahendab, muutub lihtsaks küsimuseks. Ja selle tõttu ma tean, et paljud kohtunikud töötavad kohtus, kui me räägime eriti tsiviilkohtunikest, viimase võimaluseni, kus seadus käseb neil pensionile minna. Ehk siis nad ei lähe pensionile esimesel võimalusel, vaid paljud ütlevad, et see töö on nii huvitav, ma tahan seda teha nii kaua, kui ma vähegi saan. Et see näitab ka juba seda, et inimestele meeldib see töö, inimestele sobib see töö ja see ei ole see, mis konti murraks, kui sa oled juba ennast ilusti sisse töötanud ja selle süsteemi kätte saanud.